ja kui on sellised pidevad unustamised, lähed üles korrusele või teise tuppa ja ei mäleta, miks sa sinna läksid. See on hea asi isegi. See on siuke hea. Ma mäletan, mul oli see esimest korda 5-aastaselt ja mul on see meeles, ma läksin kööki. Siis ma olin, kuidas ma ei mäleta, miks ma sul tulin. Mul oli nii meelde, ma ehmatasin ära selle peale. Selle asja nimi on, ütleme, inglise keeles on skotoma. Mul on õpetatud, see on psühholoogiline vaakum. Ta on nagu vaakum. Ehk et see toimub niimoodi. Istungi diivani peal, istun seal, mõtlen, köögis on pastakas, hea mõte on, läheks, võtaks köögist pastaka, kirjutaks üles, tõusidki püsti, lähed ja siis olekki, et miks ma siia tulin, on ju. Ehk see on see vaakum, mis tekib. Aga miks see tekib, on see, et meie närvisüsteem, aju uitnärviga suhtleb soolestikuga ja kõik on ühenduses, ehk mingit kokteili ja mõtet toodetakse, mõte on ka siis, on ju, kõik on ühendus. Ja kui sa järsult keha asendit muudad, siis sa muudad oma biokeemilist kokteili ja lõhud selle närvisüsteemi selle ühenduse hetkeks ära. Ja see vaakum on see, et see on hea koht, kuhu midagi hea tasemele panna. Aga me ei tea seda ei räägita. Ehk see on täiesti loomulik osa, ei hakka mälu kaotama, ei hakka hulluks minema, vaid see on närvisüsteemi täielik reset ja aju siis ühenduse. Kui see keha asendit muudad või lähed järsku kuskile midagi muud tegema ja see tekib. See on hea uudis.